tõi või? Mis su päkapiku nimi on, mäletad ikka või? Liisu. Liisu, jaa, aga mäletad, Liisu ütles, et palun kirjuta jõuluvanale kiri ära ja me ei ole ikka veel ära saatnud. Kas saadame ära täna või? Nii, Neeti, mis su kestus on? Kellele see kiri on? Jõuluvanale. Jõuluvanale, jaa, pane siis enda siia süssi sisse, siis päkapikk saab ära viia. Homme hommikul saad vaadata, kas päkapikk on ära viinud. Tubli poiss, nüüd läheb jõuluvanale teele, eks? Tere hommikust, käes on pühapäev, käes on 3. advent. Haige mõelda, juba viimane advent. Aeg lihtsalt läheb ülikiiresti ja meie panime Preveniga just jõuluvanale kirja teele. Jah, alles nüüd, sest et ma ei tea, jäi see siia viimasele nädalale jälle, aga enam-vähem jõuluvana vist juba teadis ka, mis ta tahab, aga nüüd ta siis pani kirja teele. Vaatame siis, kas jõuluvana valib su listis midagi välja, on ju? Sul oli päris mitu soovi, Preven. Kui tore oli ärgata, sest et laia lund sadas, maa on valge. Linnud söövad seal toredasti enda pidusööki, 3. advendi pidusööki. Ma ütlesin Talisele, et varsti jääme vaeseks, sest et linnud söövad lihtsalt kõik käest ära. Ma lihtsalt selle mingi hiiglasliku, ma ei tea, mitme kilos ostma reaalselt. Ja siis ka ei tea, kui kaua hakkame selle, et Talis eile luges ära mitu lindu, ta nägi samal ajal seal majas. Või siis siin põõsast ümbruses 26 lindud ütles, aga eks siin päeva peale käib neid lihtsalt meeletult läbi. See on nende lemmikrestoran, mul tundub. Ühtlasi on käes see päev, kus hakkame jõulukuuske kaunistama ja hommikul märkasin tegelikult suhteliselt halva üllatuse peale. Ma läksin elutuppa ja Alfa oli kuuse ümber lükanud, sest et me panime selle sinna terrassi ukse juurde ja ta on harjunud nagu seal magama, eks ta siis proovis kuidagi sinna taha saada. Ma loodan, et seda enam ei juhtu, sest et täna me paneme kaunistused ja asjad peale. Aga üldjuhul hommik on juba kiirelt läinud, kell on, ma ei tea, 10 või miskit, ma tegelikult ei tea isegi. Mina ärkasin 7:30, tegelikult panin 7 äratuse, aga ma ühe korra lükkasin edasi, ma olin nii väsinud. Aga tööasju on juba tehtud, koristatud on natukene. Kell 4, või selles mõttes kell 4 on vaja juba siis olla Valtus. Meil on seal siis töötuba Pumdi tiimiga. Ja vaatame, kaunistame selle kuusekese ära. Eelne vlog on ka veel vaja kokku panna, nii et see võtab ka veel oma aja. Aga okei, lähme siis kaunistame selle kuuse ära. Me ei tea, kust alustada. Kuuse ehtimisega ma kuigi kaugele ei jõudnudki ja mul oli vaja see pooleli jätta, sest et juba mul oli vaja kuhugile joosta. Nimelt me läksime siis Pumdi tiimiga jõuluehete meisterdamise töötuppa, mis toimus siis Valtu seltsimajas. Selles töötoas kuigi palju oskusi ei olnud vaja, sest et meile kõigile andi 2 kuuli ja põhimõtteliselt niisama lihtsalt see käiski, et meil oli lihtsalt vaja see nüüd oma äranägemise järgi täita. Mõni pani sinna glitterit, mõni pani sulgi, mina isiklikult tegin siis kunstlumega ja siis pärast pikka mõtlemist ma otsustasin sinna lisada erinevaid kuivatatud lillekesi. Kes on virus? Mine metsa. Suke tunne.
Riina, sa mulle korra seda karpi ulatad selle suurt. Teed kolmanda veel. Mul on see tagasi. Kuna ma protsessi käigus mitmeid kordi mõtlesin tegelikult ümber, alguses ma proovisin neid täita sulgedega, aga minu arust ei jäänud see päris nii efektne, kui ma tahtsin, siis lõppude lõpuks ma jäin ikkagi selle lõpptulemusega täitsa rahule. Tegelikult ma kleepisin ka kuulidele ühed nimed, mida ma praegu avaldama ei hakka, sest need lähevad kingituseks. Vivian siis tegi enda kuuli glitteri ja sulgedega, mõlemad siis erinevat värvi, minu arust see tulemus jäi tal lihtsalt mega. Ja samamoodi Mirtelil ta tegi 2 erinevat, ühe tegi ta siis nende kuivatatud taimede ja kunstlumega nagu minagi ja teise siis tegi glitteri ja sulgedega, ka mega ilus tulemus minu arust nagu vaadake. Lõpuks said valmis ka minu kuulikesed ja peale seda me läksimegi siis tüdrukutega õhtustama Hollywoodi, millest mul mitte ühtegi klippi ei ole, aga me sõime väga mõnusad kõhutäied, saime palju jutustada ja väga palju ka tööasju räägitud ja uusi ideid ellu äratatud. No nii, mina olen igatahes kodu poole teel ja oi kui tore õhtupoolik mul tüdrukutega oli. Käisime siis jõuluehete töötoas. Ma olen väga rahul, et sai see töötuba välja valitud. Ja siis me läksime muidugi veel õhtus ka sööma, kus me lihtsalt lobisesime. Sõime kõhud mõnusasti täis ja ühesõnaga veetsime lihtsalt toredat aega. Minu arust peale igat koos viibimist mul on siuke tunne, et issand, kuidas mul on vedanud. Nagu esiteks, kuidas mul on vedanud sellega, et mul on sellised tüdrukud lihtsalt tiimis nagu ulme, mida ma ilma nendeta teeks, ma ei tea ilmselt mitte midagi, sest et nad on reaalselt kullatükid. Mul on veel vaja eilne vlog editida, üles saada tänase päeva jooksul, sest et muidu ma olen vlogmassiga selles mõttes üks päev nii-öelda maas, mida ma kindlasti ei taha, sest mul materjal ja kõik on nagu olemas, lihtsalt mul on vaja nagu kokku panna. Oota, aga ma jõuangi kohe koju ja siis vaatame edasi. Mõtlen küll, et äkki nädalavahetusel ei ole nii kiire ja et mul on rohkem aega kuidagi selle vlogmassiga tegeleda, aga vot, tegelikult on hoopis vastupidi. Ja ma lihtsalt jooksen ajaga võidu. Täna oli ka täpselt selline päev, et päeval tegelesin, ma isegi mäletan millega. Hommikul ärkasin, kohe tegin tööd, siis ju hakkasin 6 kehtima ja sellega läks nagu päris tükk aega. Siis tuli juba Mirtel meile, siis ma pidin juba valmis panema, et sinna töötuppa minna ja nii see päev läkski. Muidu väga tore oli, nagu ma juba ütlesin. Sellistel õhtutel või sellistel päevadel, kus ikkagi oleme ette võtnud midagi koos teha, siis algus võib-olla tunduda nagu sellise kohustusena, et jälle peab nagu kodust välja kuhugile minema, aga tegelikult lõppkokkuvõttes on lihtsalt nii tore, nii hea ja nii värskendav, et siis mõtlen küll, et võiks palju tihedamini teha. Ja muideks nii palju ka veel, et kuuski see on täiesti ehitud, sellega ma jätkan homme ja vaata, milline see lõpptulemus tuleb. Aga teate, ma nüüd jälle ei tea, kui pikk mul see vlogike sai. Loodetavasti nii pikk, et mul ei ole seda mark üles panna. Ja ma ei tea, üle nädal on veel minna. Siin olen vastu pidanud, jaksan ka edaspidi. Aitäh, et sa vaatasid. Näeme sinuga homme. Tšau!